Hei, mina olen Marika ja leiuriiuli perenaine. Ma jagan sulle lihtsa koolieelikutele mõeldud õppevahendi tegemise idee ampsu. Leiuriiuli uksed on avatud ja hakkame aga pihta. Õppevahendid loon seekord erinevatest kleepsudest. Esimese näite loomisel kasutan musta värvilise paberi jääki ja koduloomade kleepsulehte. Kõigepealt eemaldan kleepsudelt ettevaatlikult ümbritseva alusraami ja kleebin selle mustale paberile. Tekib loomade varjude read. Seejärel lõikan aluspaberi pealt välja eraldi koduloomade kaardid. Nüüd saan näiteks lasta lapsel laduda lahtised loomakaardid täpselt samas järjekorras, nagu need on alusel. Järgmises näites on mul võetud üks tühi juba kasutatud kleepsu alus. Selle ma kleepisin mustale paberile. Mul jäi järgi aluspaber, kuhu ma tõstsin teise kleepsu kujundid, aga ma paigutasin nad neistmoodi asetusega. Kahte varjudega alust saab omavahel võrrelda. Keera kavalalt üksteistpidi. Seejärel võtsin musta suurema aluspaberi ja kleepisin jõuluvanadega kleepega paberi keskele ja mõlemale poole kleepisin numbrid veel lisaks. Ma kasutasin esimese idee ampsu ribad lillenumbreid. Number tuleb asetada õige varju peale, aga võimalusi on teisigi. Kolmas näide on tehtud pehmete kilekleepsudega. Erinevalt tavalisest paberkleepsudest nõuavad need palju rohkem peenmotoorilist pingutust. Et kleepsud oleksid nähtavad, panin need valgele alusele. Need kleepsud pakuvad hoopis teistsugust sensoorset kogemust lastele. Ja viimases näites olen teinud lamineeritud jutu alused, kasutades looduskalendri fotosid ja värvilist kartongi. Samuti olen teinud ka lamineeritud varju aluse. Milline vari millisele kleepsule kuulub? Pane alused ritta ja jutt võib alata, miks mitte alustada põnevalt varjualusest seiklust. Leiuriiuli uksed on selleks korraks suletud. Kohtume juba järgmises idee ampsus. Jälgi leiuriiulit Facebookis ja YouTube'i kanalil. Kõike head sulle, armas vaataja!